Jesaja raamat. Kas on keegi siin, kes on terve raamatu läbi lugenud? Ahoo, siin on mõned käed. Ma ei saa isegi oma kätt ka tõsta, tead neid. Ma olen siit ja sealt lugenud. Aga me täna loeme ühe salmi siit Jesajast. Jesaja 60 ja salm 22. Jesaja 60, salm 22. Ja siin öeldakse nii. Kõige pisemast saab 1000 ja kõige väetimast vägev rahvas. Mina, Jehova, tõttan sellega määratud ajal. Ma loen selle ükskord veel. Kõige pisemast saab 1000 ja kõige väetimast vägev rahvas. Mina, Jehova, Jumal ütleb, kes seda teeb. Mina, Jehova, tõttan sellega määratud ajal. See sõna siin, tõttan, on kiirustan sellega või panen selle juhtuma kiiresti. Ma tahan kõneleda sellisel teemal lühidalt. Jumal, kes kiirendab minu asja. Jumal, kes kiirendab minu asja. Ütle koos minuga. Jumal, kes kiirendab minu asja. See on hea, kui Jumal ühte asja kiirendab. Amen. Me oleme kõik tuttavad sellega, kui asjad venivad. Kui see, mida sa ootad, ei ole veel juhtunud. Su unistused on kuskil ootel, su eesmärgid ei ole täide läinud ja võib-olla isegi Jumal on sind kõnetanud mingi asja suhtes ja hoolimata sellest olukord on ikka sama. Amen. Me oleme kogenud selliseid asju. Joosepil oli sõna Jumala käest ja olukord oli hoopis vastupidine. Taavetil oli selge missioon, ja kes ta pidi olema, ometi olukord oli vastupidine. Ja neid näiteid võib tuua läbi kogu püha kirja, et asjad ei lähe alati nii kiiresti ja see on võimalik, et Jumal nagu teadlikult aeglustab mõningaid asju maha ja mingi töö tegemiseks meie sees, mingite asjade paika panemiseks asjad ei juhtu alati kiiresti. Näiteks 4 pühipäeval äkitselt, võime öelda kiiresti, püha vaim sai välja valatud, sel samal päeval 3000 sai päästetud, mõni päev hiljem 5000 ja suur hulk rahvast hakkas tulema Kristuse juurde, see liikumine läks plahvatuslikult käima, me räägime siin Kristlusest, aga enne seda nad ootasid 10 päeva. Nad ei teadnud, see on 10 päeva. Nad ei teadnud täpselt, palju nad peavad ootama, aga nad ootasid. Amen. Jeesus teenis 3,5 aastat. Me väga täpselt seda välja sealt lugeda ei saa, aga enam-vähem enne seda ta ootas 30 aastat. Ja sa leiad läbi kogu pühakirja neid eeskujusid ootamisest. Et teinekord tuleb oodata. Abraham ootas tõotatud last 25 aastat. Taavet ootas kuningaks saamist, circa 15-16 aastat. Jällegi väga täpselt, me ei saa kõiki asju seal kalkuleerida välja, meil ei ole piisavalt neid algandmeid. Ja piibel ütleb, et Jumal ootas, kuni aeg täis sai, Galaatia 4:4, siis saatis Kristuse. Amen. Mingil põhjusel pidid mingid eelnevad tingimused olema nagu seadistatud nõnda, et nüüd selles raamistikus Jumal ütles, ma saan neid ja neid asju teha. Nii et on tõesti perioodid elus, kus asjad ei liigu. Oled sa kogenud seda? Asjad venivad. Sul on suured unistused, aga need ei täitu. Sul on suur innukus, aga palju ei juhtu. Sa teed palju ja võib-olla vähe juhtub. Amen. Me oleme kogenud seda. Ja tõesti, Jumal ootab, et asju teha nende õigel ajal. Galaatia kiri ütleb, et me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi. Nii et on teatud ajad, õiged momendid, kus asjad juhtuvad, kus vili tuleb esile. Ja meie aeg ja Jumala aeg ei ole alati üks ja sama. Mida me tunneme, et peaks olema nüüd ja kohe. Amen. Palun, Jumal, miks sa ei ole seda teinud veel? Ma usun, et siin ei ole ühtegi inimest, kes ei ole mõelnud, et miks Jumal ei ole sellele palvele vastanud. Ja?
aga Jumala aeg näib olevat teine ja tal on omad põhjused, aga ma usun, et Jumala aeg on alati õigem aeg kui minu aeg. Mida iganes mina ka ei näe, mida iganes ma ei arva, ma usun, et Jumal näeb kaugemale, tal on terviklik pilt, mul tuleb teda usaldada ka ajastu suhtes. Ja me oleme rääkinud aegadest siin koguduses, ma tegin väikse podcasti selle aasta alguses, 1. jaanuaril tegelikult olla täpne, ja rääkisin pisut seal aegadest. Ja te, kes olete tuttavad selle ajakäsitluse teemaga, teate, et kuigi eesti keeles öeldakse sama üks sõna aeg, kui me väljendame aega, siis kreeka keeles näiteks on vähemalt 2 sõna. Seal ilmselt on isegi rohkem kui 2, aga valdavamad sõnad on kroonos ja kairos. Ja ma tean, et kõik, kes te olete kuulnud kairos aegadest, juba lähete põnevile. Kairos ajad meile meeldivad, sest need on soodsad momendid teatud konkreetsete asjade tegemiseks. Amen. On soodne hetk maasikaid korjata. Mingil ajal see on, ma ei tea, juunikuus, kuskil seal juuni lõpupoole, eks ole. See on see soodne hetk, just ajaraamistik, kus ta valmib. Paljud teist teavad seda, et kui sa näiteks selle 2-3 nädala jooksul need maasikad ära ei korja, siis need hakkavad mädanema. Ta lihtsalt, linnud tulevad, nokivad ära, mis iganes juhtub, aga see soodne ajahaken on avatud ainult teatud ajaks. On mõningad asjad, mis avanevad ainult 1 päevaks. On mõned asjad, mis avatud võib-olla 1 momendiks. Ja kui sellel hetkel seda asja nagu kinni ei haara, see võimalus läheb mööda meist. Eks ole nii? Üks soodne võimalus, soodne ajahaken. Ja piibel räägib sellest ja muuseas 1. Thessaloniklaste kirjas 5:1, kus öeldakse, et aegadest ja tundidest ei ole vaja teile kirjutada, Paulus ütleb seal sellele kogudusele, siis ta kasutab seal sõna ja kroonosest ja kairosest pole vaja teile rääkida. Kroonos on selline üldine aeg, me võime öelda määratud aeg, näiteks täna me otsustasime, et kell 11 me saame kokku siin, mõned tulid teist hiljem, aga ühesõnaga see oli kroonos aeg, määratud aeg, kell 11 kohtume siin, järgmine pühapäev jälle kohtume kell 11. Aga selles kroonos ajas on sellised momendid, mida ei saa öelda, et see on sel kellaajal või just sel hetkel, aga mingil põhjusel selles üldises kroonos ajas on soodsad hetked. Amen. Ja neid tuleb tähele panna ja siin ka sellest meile räägitakse. Nii et Galaatia kiri ütleb, te saate omal ajal lõigata, kui te ei väsi, nii et ütleb siin, te saate kairos momendil lõigata, kairos momendid tulevad, kui te ei väsi selle kroonos ajal, sest see on niisugune tüütu aeg, ootamise aeg. Lihtsalt päeva järgi, üks ja sama, jälle õhtu, jälle kevad, jälle jõulud. Alles olid jõulud, juba jälle jõulud, eks ole. Kui te ei väsi, siis nende jaoks, kes ei anna alla selles kroonos ajas, kairos momendid varem või hiljem tulevad. Piibel ütleb, et meie elus on ajad Jumala otsimiseks. Muuseas, Apostlitegude 17, kus piibel ütleb, et Jumal on igale inimesele seadnud nende asukohtade rajad ja nende ajad, kus nad elavad, seal see ajad, sõna on kairos. Nüüd Jumal on seadnud, ja piibel ütleb, miks pärast, et nad otsiksid Jumalat. Jumal on seadnud meile kõigile ühed teatud soodsad hetked kohtuda Jumalaga, kus Jumal kutsub. Ja ma usun, et tema arm on pikk ja ta kutsub mitmed korrad, aga on erilised ajad, kus ma usun, et meil on nagu Jumala kutse kõlab tugevasti meie südame peal ja inimesed, kes võib-olla selle ära nagu põlgavad ja südame paadutavad, teinekord läheb aastaid mööda, enne kui järgmine võimalus saabub, kas pole nii. Lihtsalt ma räägin sellest, mida me elus näeme ja mida piibel meile ütleb, et ta on seadnud meile need ajad. Piibel ütleb samuti, et me saame nagu aega lunastada, tagasi osta. Päris huvitav. Aga seal on sõna kairos jällegi. Ja see on huvitav, et nagu kairos momendid, kus sa need nagu
suudad realiseerida, siis nendel on nagu võime teha seda ühe väikse ajahetkega, mida sa muidu oleks töötanud tead oma, ma ei tea, mis maani, et seda kätte saada, võib-olla mitmed aastad, võib-olla olekski niimoodi jõudnud sinna maani, omaenda jõust, aga Kairos momendid, keegi soosib sind, keegi avab sulle ukse, keegi annab sulle võimaluse astuda tema asja sisse, Kairos momendid. Ja muuseas, see on huvitav, et ka antikristus, piibel ütleb, ootab Kairos momenti. Nii et tal on ka vaja soodsat hetke, et areenile astuda. Ja ilmselgelt tema hetk on see, kui Jumala rahvas, nagu meie usume siin, vähemalt meie koguduses, on nii-öelda Jumala kogudus on eest ära kõrvaldatud ja üles võetud taevasse, et siis on soodne hetk kurjal tõeliselt tulla esile ja petta ära terve maailm. See on muidugi teine teema omaette ja me täna seda pikalt siin ei käsitle, aga ma olen näinud seda ja ma loodan, et sa nõustud minuga, et kui õige aeg on tulnud, siis asjad juhtuvad kiiresti. Amen. Ootad 10 päeva, aga siis, kui aeg täis sai, äkitselt asjad juhtuvad. Mitte Peetrus, aga Paulus ja Siilas seal kiitsid Jumalat ja palvetasid vanglas. Nad pandi päeval kinni terve öö seal ja siis pikku tunde, on ju, pikk palvekoosolek, aga äkitselt maavärin vabastab nad sellest vanglast. Amen. Nii, kui see õige aeg tuleb, see näib, et siis asjad juhtuvad kiiresti. Ja miks see nõnda on? Sest nüüd seeme on läinud idanema. Meie iseloom on saanud treenitud, vundament on paika saanud ja ettevalmistuse aeg on läbi ja nüüd Jumal ütleb, nüüd ma saan seda teha sinuga. Nüüd ma saan seda sinu kaudu teha. Sa oled valmis selleks. Amen. Ja siis asjad juhtuvad kiiresti. Nüüd Jesajas ütles, et ma tõttan sellega määratud ajal, inglise keeles sõna hasten, panen selle kiirelt juhtuma. Mul on selline tunne tekkinud, et sellel aastal 2026 mõningad asjad juhtuvad kiiresti. Ja see ei ole mitte mulle mingi konkreetne piiblisalm, mis ütleb, et aastal 2026, vaat siis asi hakkab minema. Aga see kuidagi on nagu tulnud mu südamesse ja kui ma seda teemat natuke uurisin ja vaatasin, mis teised räägivad, siis ma leidsin, et päris paljud Jumala sulased tajuvad seda samamoodi, ma ei olnud sellest üldse teadlik. Ja üldjuhul ma niimoodi ei kuuluta siin nii-öelda aasta alguses mingisuguseid oma tunnetusi või asju. Aga kui see resoneerub sinu südamega, siis võta see vastu, eks ole. Ja mitmed erinevad Jumala sulased on asju öelnud, üks Jumala mees ütles, et inglise keeles kõlab niimoodi, et great fix in 2026. Päris hea. Ja fix on ka nagu paika panema, korda seadma, eks ole. Aga sõbrad, üks on selge, et Jumal on tõestanud, et ta suudab asju teha äkitselt ja kiiresti. Piibel räägib meile Jesaja raamatus, et kas võib rahvus sündida ühe päevaga. Ja siis me teame, et 1948 aastal Iisraeli rahvas sisuliselt sündis ühe päevaga. Äkitselt oli neil tagasi omaenda riik peale mitut tuhat aastat ilma riigit olemist. Mõtle selle peale, kui Eestil poleks oma riiki enam, mitu tuhat aastat. Ja sa kuskil käid mööda maailma ringi ja siis saad tagasi oma riigi. See on Jumala ime ja see on tõestus sellest, kuidas Jumal asju kiiresti võib teha lausa ühe päevaga. Me teame, et Vanas Testamendis on üks lugu sellest, kuidas Jumal pööras ühe rahvuse majanduse ringi. Üleöö. Isegi läinud tervet päeva. Te teate seda lugu? See on kirjas 2 kuningate 6. peatükis 25 salm. Ma ei hakka seda praegu lugema seal, aga see lugu on sellest, kuidas süürlased piiravad Samaariat.
ja tohutu nälg on terve selles piirkonnas, otsest sõjalist konflikti pole, aga piiratakse nagu Leningradi blokeeriti omal ajal teise maailmasõja ajal, eks ole, kus söödi ära kõik, mis võimalik, hiired rotid olid maiuspala, on ju. Ja seal ka oli selline seis, kus eeslipea maksis 80 seeklit. Nüüd meile kellelegi see suurt midagi ei ütle, aga ja see kortel tuvi sitta, ma lihtsalt tsiteerin piiblit teile praegu, seal täpselt nii öeldakse, maksis siis, ma ei mäleta, mingi summa samamoodi, korraliku summa, võib-olla vist 5 seeklit või midagi sellist. Aga eeslit ei tarvitatud toiduks. Ja eesel ei olnud selline eesliliha midagi, mis oli üldsegi tavatoit. Ja kõige vähem oli midagi võtta eesli peast. Nii et sellel ei olnud muidu mitte mingisugust hinda. Ja nüüd äkitselt oli 80 seeklit ja seekel oli tollel ajal umbes 10–12 päeva palk. Nii et see tühine pealuu, see läks päris palju maksma. Ja siis Jumala prohvet tõusis üles seal ja ütles, et homme, sellel samal ajal maksab, ma vaatan, mis see täpselt oli, mis seal maksab midagi, külmitu, sihuke mõõt, peent jahu maksab ainult 1 seekli. Ja midagi maksis seal, ma praegu ei ole neid märkmeid. Jah. Ma ei ole seda kirja pannud kahjuks, aga igal juhul külmitu peent jahu pidi maksma nii ja nii palju. Ja muuseas see külmit või külmitu on selline mõõt nagu 250 liitrit. Nii et teiste sõnadega, kui täna maksis eeslipea 80 seeklit, siis ta ütles homme poolkülmitut jahu maksab 1 seekli. Ehk teisisõnu, täielik muutus majanduslikus olukorras. Ja keegi ei uskunud seda prohvetit. Absoluutselt. See tundus võimatu. Me teame selle lugu seal tegelikult pidalitõbised tungisid süürlaste leeri. Jumal tekitas süürlaste kõrvus sellise nagu hääle, justkui oleks tohutu armee tulnud nende suunas. Tegelikult tuli mingi, mis tuli 10 pidalitõbist või mis seal oli? Palju? 4 oli jah, seal oli 4, just, väga hea. Ja selline, nagu kabjaplagin oli, et need panid kõik leekima, jätsid kõik oma varanduse sinna, nad riisusid selle puhtaks. Ja peen jahu, mida siin öeldakse, peent jahu, see oli tavaliselt prestiižne söök, mida sõid üldiselt ainult kuningad. Ja mida söödi või mis siis ohverdati kas templis või söödi väga pidulikul sündmusel. Nii et sõbrad, mul on uudis sulle. Jumal on korraldamas pidulikku sündmust, võib-olla sinu jaoks, et sa saad süüa peent jahu. Üleöö oli äkitselt läinud kogu majanduslik olukord teiseks. Üks näide, kuidas Jumal võib kiiresti asju teha, on see, kuidas Jumala rahvas läks üle Punase mere. Amen. Öötundidega circa 1 miljon inimest läks üle sellest paigast, mis muidu oleks võtnud ringiga minnes mitu võib-olla nädalat, ilmselt kuu, ja kui nad oleks seal parvetatud üle, see oleks võib-olla võtnud mitmeid kuid, mõtle 600 000 inimest üle parvetada. Nii et Jumal võib teha asju lühikese ajaga, ütle amen. Amen. Ja. Piibel ütleb, sest lõplikult ja kiiresti teostab Jumal oma sõna maa peal, see on roomlastele 9:13, Aamos 9 ja ka 13 ütleb niimoodi, vaata, päevad tulevad, mil kündja jõuab järele lõikajale. Kündja, kes alles vagu lahti künnab, ja teine, kes on lõikaja, ja viinamarja sõtkuja seemne külvajale. Ja Jeremiia raamatus 1:12 ütleb, et vaata, ma olen valvas oma sõna teoks tegema. Nii et kokkuvõtvalt on tõepoolest Jumal võimeline asju vahest aeglustama ja teinekord kiirendama. Me teame, et Jooso oli lahingus, päike jäi seisma. Päev oli väga aeglane.
Joosep vanglas pidi oostama mitu aastat ja siis ta sai Egiptuse president või peaministriks sisuliselt 1 päevaga. Amen. Nii et Jumal võib kiirendada asju. Taavet võitakse kuningaks noore mehena, siis ootab kuningaks saamist 15 aastat. Mooses sai oma kutsumisest teada, aga siis läks 40 aastat enne, kui ta hakkas seda täitma. Ja muuseas, ma nimetan ühte olulist asja veel, mis puudutab seda, kui Jumal hakkab mingit asja meie elus nagu kiirelt tegema. Siis tavaliselt ta saadab meie ellu, mida ma nimetan saatuse ühendajad, kes ühendavad sind mingi järgmise asjaga. Amen. Sellised ühenduslülid. Ja ma olen tähele pannud, et need on juhtunud minu elus. Ma mäletan, kui ma olin Tallinnas Svenski kaubanduses tööl. Seal ma kohtasin Taavit ja Tarmot hiljem ja nii edasi, sealt see lugu tuleb. Aga mina muidugi ei teadnud, et ma neid seal kohtan. Ma läksin sinna lihtsalt tööle, selline periood mu elus ja siis ühel hetkel see oli huvitav. Jumal, kui kõnetas mind, ütles mulle, et see aeg on läbi. Ja ma mõtlesin endamisi, et aga tore on, et see on läbi, aga mul on vaja ju sissetulek, mul on arved vaja maksta, mul keegi kuskil seal Pärnus mind ei oota, mul ei ole midagi teha seal, aga ma tundsin oma südames, mul tuleb see asi siin maha panna ja minna Pärnusse. Ja Pärnus oli selline poolik maja, raha polnud, et selle lõpuni ehitada. See kõik asi oli mulle väga segane, mis pärast, ma ei saanud aru. Aga ma tegin selle otsuse, mäletan, läksin oma tolle ülemuse juurde, siis Taavi juurde. Taavi oli väga kurb, et ma ära lähen. Nii kurb, et lõpuks tuli järgi see Pärnu. Aga ja nagu ma Pärnusse tulin, niimoodi mõne nädala jooksul kiirelt, äkitselt uksed kõik avanesid. Äkitselt ma olin tagasi koguduse pastorina, asi, mida ma ei ole siial ette näinud. Äkitselt üks vend tuli ja ütles, ta tahab mulle auto osta, mul polnud autot. Üks teine vend ütles, et Jumal pani ta südamesse aidata mul maja lõpuni ehitada. Ja sellised asjad hakkasid lihtsalt juhtuma. Amen. See on see, kui Jumal kiirendab sinu asja. Ja? Issand rääkis mu südamele vaimulikust teenimisest ja tööst, aga siis kaua aega midagi juhtunud. Aga ühel hetkel, kui jällegi see aeg täis sai, Jumal saatis vastavad isikud mu ellu. Ja? Need on su saatuse ühendajad. Frank Konstantino kutsus mind Ameerikasse. Ma läksin sinna, õppisin Tanklini laagris, mille järgi on ehitatud täna Lootuse küla. Ja mitte mõistes, et see oli ettevalmistus selleks tööks, mida ma hakkan tegema. Mina mõtlesin, et ma saab võib-olla siis vanglakaplan või midagi sellist. Ja tagasi tulles üsna peatselt ma sain pastoriks, kohe üsna kiirelt me liitusime Eesti Kristliku Nelipühi kirikuga. Ja lihtsalt asjad hakkasid juhtuma. See hämmastav, kuidas kui aeg oli täis saanud ja ma ühe palve ajal sain selguse, ma pean doktor Ed Cole'ile kirjutama ja ütlema, et kuule, ma tahan tulla Ameerikasse ja reisida koos sinuga. Ma olin oodanud, et ta ütleb mulle ise sukest asja, aga ta ei ütlenud. Ja kuna ta ei ütle, siis ma mõtlesin, ma ütlen talle ise ja vaatan, mis siis saab. Kui see keerab kogu asja nii-öelda pea peale, siis olgu nii. Ja kui ma olin selle kirja ära saatnud, järgmine päev oli mul vastus. Ütles, jah, tule Ameerikasse, ma maksan sinu lennureisi, mul on elukoht sinu jaoks, sa reisid koos minuga ja ühtäkki kõik asjad hakkasid minema. Selle sama aasta lõpupoole doktor Ed Cole tuli Eestisse, ma alustasin meeste teenistusega. Üks asi juhatas teiseni. Amen. Tulevad esile saatuse ühendajad, kes ühendavad siit õigete asjadega. Amen. Aga ole valvel. Enne kui tulevad saatuse ühendajad, nii nagu Joosepile see veinikallaja, kes ta alguses ära unustas. Amen. Tuli ta meelde ja tuletas teda Vaarole meelde ja tõi ta sealt mangihulkast välja. Enne kui tulevad saatuse ühendajad, sind testitakse saatuse lühistajatega. Tuleb Pootifari naine. Enne kui tuleb veinikallaja, tuleb Pootifari naine. Halloo? Ja? Meil kõigi elus on selliseid lõkse, mida me peame tähele panema. Amen. Keegi, kes ei ole üldse vaimustunud sellest, et sa võiksid seda teekonda käia. Saatusühendajad.
nii et kelle peale sa iganes ka ei vaata, on ju, Taaveti elus oli see Saul, kes püüdis teda rajalt kogu aeg maha võtta. Abrahamil oli Haagar, kellega ta selle lapse seal sai. Aga kui need saatusühendajad tulevad esile, need inimesed äkitselt aitavad sul teatud asjad ära teha. Lihtsalt õiged inimesed õigel ajal. Ja ma olen näinud, et sellised ajad on meie elus ja sõbrad, ma julgustan sind uskuma, et Jumal annab seda meile ka sellel aastal. Nüüd Jumala jaoks muidugi 2026 ei tähenda rohkemat kui see, et see on uus number, aga ma usun, et me oleme sellesse aega nagu küpsenud, kus asjad juhtuvad. Me usume Jumala käest omale hoonet. Amen. Ja sõbrad, see aasta peab see esile tulema. Lihtsalt peab. Ja tuleb ka. Amen. Sest kõik on võimalik Jumalale. Nii et ma olen väga põnevil sellest, millised uksed Jumal avab meile sellel aastal ja milline üleloomulik varustus tuleb esile, kuidas ta pöörab ringi olukorrad ja kiirendab meie asju. Halleluuja!